tänases episoodis. Sellepärast, et ma hajutan oma tööd ja ei olegi väga hull, et kui ma vahepeal teen ka pühapäeva hommikuti siin mõned tunnid tööd. Samas... Palka sa ikka saad selle eest, et ka pühapäeva hommikul tööd teed ja kuidas see nagu... Kuulub nagu tööaja sisse. Eestikeelsele õppele üleminek. Mulle on päris palju öeldud, õpilased, et nemad ei oska eesti keelt, nemad ei räägi eesti keelt, nemad ei taha see rääkida. Enamus mu klassist olid poisid ja ma nägin, et ma ei suutnud sel hetkel distsipliini tagada. Eesti Haridustöötajate Liidu podcast toob teieni vestlused õpetajate toast. Ja täna istub minu vastas külaline, kes ei pidanud esialgsete plaanide kohaselt üldse mitte haridusvaldkonda sattumagi, kuid täna seisab ta iga päev klassi ees ja õpetab eesti keelt vene emakeelega noortele. Tere tulemast Tallinna Mahtre põhikooli eesti keele õpetaja Liilian Kuusk. Tere, Kristiina. Liilian, ma vaatasin järgi, et sina oled Tallinna Tehnikakõrgkoolis õppinud rõiva ja tekstiiliala ressursikorraldust ning sa oled selles valdkonnas ka varem töötanud. Mis hetkel sul tekkis siis selline mõte, et hakkaks õpetajaks? Kindlat ajamomenti ei olnudki, et ma nüüd tahan olla õpetaja. See on selline olnud pikk protsess, kus ma olen tundnud, et tahaks midagi enamat teha, midagi suuremat teha. Ja see idu on kogu aeg kasvanud ja kui ma nägin Noore Kooli reklaami, siis ma mõtlesin, et ahaa, äkki see olekski just see õige asi, mida tegelikult teha. Ja põhjuseks on ikkagi see, et ma näen, kuidas Eestis meil on seda hariduslikku ebavõrdsust nii palju, et kui umbes iga 5 õpilane ei lähe edasi õppima peale põhihariduse kättesaamist, meil on põhiharidusega inimesi suurel määral, et neid toetada, motiveerida, anda neile mingisugust inspiratsiooni, et tegelikult haridus ei ole nii hirmus asi, et tegelikult see haridus annab neile võimaluse töövaldkonnas tegelikult nii palju teha. Et jah, kummaline on küll, et tulen tootmisest, lähen haridusse, samas ma nägin lihtsalt, et tootmises ma ei saa pakkuda ise nii suurt ja nii palju kui hariduses. Hariduses ma saan kuidagi mõjutada kellegi elu võib-olla natukesel määral. Tootmises, jah, teen rõivatoote valmis, jah, inimene on korraks õnnelik, aga haridus on kuidagi suur ja mastaapne ja seal on, ma näen, et inimesel on võimalus oma teadmistega saavutada väga palju ja enamgi veel. Aga sa läksid läbi Noored kooliprogrammi, nagu sa ütlesid, et tegelikult sa oleksid ju võinud ka lihtsalt minna kooli ja öelda, tere, ma tahan tulla õpetajaks, ma usun, et sind oleks kindlasti võetud. Et miks sa läksid läbi selle programmi? Sest et Noored kooliprogramm pakub ka kohe võimalust õppida, neil on väga tugev mentorlusprogramm, alati on seljatagun olemas, pluss veel lennukaaslased, kes kogu aeg toetavad sind. Jah, see on päris raske 2 aastat käid koolis ja õpid, teisalt see annab palju rohkem juurde, et kui sul on alati keegi kõrval, kes sinuga samamoodi samastuda oskab. Et ei ole niimoodi, et ma lihtsalt lähen, ma võin hakata õpetajaks, aga ma ei pruugi teada, kuidas täpselt midagi teha, et Noored kooliprogramm pakub ka seda, et kuidas tunde ette valmistada, kuidas tunnikavasid koostada ja need baasteadmised enne, kui ma 1. septembril sinna klassi ette astun, mul on olemas juba. Et ta on ikkagi palju kindlam niimoodi ja parem selles mõttes. Aga sa õpetad 2 aastat eesti keelt vene emakeelega noortele, et siis on 5. ja 7. klass, mis ühelt poolt on nagu sellised teismelised, kellega ei ole lihtne, ja teisest küljest ega ei ole ka väga lihtne õpetada neile keeles, mis ei ole nende emakeel, et kas sul on olnud, ütleme alguses võib-olla, oli sul mingi selline moment ka, kus sa mõtlesid, et appi, ma vist ei saa sellega hakkama? Jah, oli küll. Kohe eelmine aasta 1. päev oli selline moment, kus ma mõtlesin, miks ma seda teen. Et on olnud raske momente küll tegelikult, kui on ikkagist keelebarjäär ees, et mina ei suuda ennast väljendada vene keeles nii hästi, nii lihtsalt omavahel suheldes, kui ka teadmisi edasi andes. Ja nemad ei suuda vastu rääkida mulle nii heas eesti keeles, siis tekib küll vahepeal moment, et miks.
aga mis see olukord oli näiteks, et kus sa nagu nägid ennast, et kui kirjeldada näiteks seda momenti? See oli moment 7. klass, samamoodi enamus mu klassist olid poisid ja ma nägin, et ma ei suutnud sel hetkel distsipliini tagada. Et ma saan aru, et õpilased tulid tagasi suvevaheajast, täiesti uus õpetaja klassi ees, keegi naisterahvas, keda pole näinud, kes nendega sama keelt ei räägi ja neil ei olnud ka sel hetkel selle momenti, kus nad tahaksid võib-olla kuulata või informatsiooni vastu võtta ja minul ei olnud sel hetkel teadmisi ja oskusi, kuidas panna nad ennast kuulama. Et mina läksin suure hurraaga peale, et küll ma saan hakkama, nii äge on, aga tegelikult tuli esimesel päeval kohe see barjäär ette, et aga mis siis, kui nad ei tahagi mind kuulata, aga mis siis, kui ma ei suudagi distsipliini tagada, aga mis siis, kui neid kuisid tuli väga palju korraga ühel hetkel. Mis siis sai? Õnneks oli üks tore kolleeg, kes käis ukse taga ja vaatas aknast sisse ja ma kutsusin ta ilusti rahulikult sisse ja ta rääkis poistega väga hästi ja ma sain isegi tundi edasi anda. Ja täna sul kolleegi abi ei ole vaja, et täna läheb juba iseenesest? Täna läheb jah, palju paremini, et oli päästeingel olemas mul sel hetkel. Ma olen kuulnud, et õpetajana, kui sa alustad, et sa pead ennast justkui kohe kehtestama. On see nii? Et sa ei tohi kohe jätta seda muljet, et sa oled nii tore ja sinuga on nii chill, et siis need õpilased lihtsalt astuvad sulle pähe. Jah, kehtestamist on vaja luua klassi kokkulepped, et samas mulle väga meeldib lause, et eelkõige oled sa õpetajana inimene ja siis oled sa õpetaja, et need inimlikud suhted on väga olulised minu jaoks. Ma ei oska võib-olla olla liiga kehtestav kohe alguses, et ma tahaksin ikkagist loota, et on vastastikused sellised positiivsed suhted, aga jah, on vaja kehtestada, kokkulepped paika panna, aga samas peab õpilastel jääma ka see autonoomsus ja valikuvabadus, et ka nemad on tegelikult inimesed, ka neil on oma taust. Just, et õpetaja võib olla, aga inimene peab olema. Jah. Ja. Kui me ikkagi räägime siis ülemineku koolist, et just eelmisel nädalal oli siin ka uuring, mis ilmus, et vene peredes kasutavad lapsed üha rohkem eraõpetaja tuge ja seda lausa 2 korda rohkem kui Eesti lapsed. No mida see tegelikult ütleb, et see on järjekordne kinnitus sellest, et meie õpetajatelt eriti ülemineku koolides oodatakse ja nõutakse rohkemat, kui ollakse võimelised. Kuidas sina seda olukorda näed? Jah, et tegelikult, kui ma võrdlen ka tavakoole, näiteks võtame matemaatika ja kui õpilane jääb matemaatikas jänni mingisuguse teemaga ja minul kui vanemal on võimalus võtta eraõpetaja, et laps jõuaks matemaatikas järgi, sest ta klassiruumist lihtsalt tempo on võib-olla tema jaoks kiire, siis nüüd tuua see üle siia eestikeelsele õppele üleminekuga, siis jah, ma klassiruumis annan endast maksimum, et õpilased saaksid need teadmised, et nad läbiksid 9. klassis selle eksami positiivsetele tulemustele, aga et saada seda lisatuge, siis ma näen, et nad peavad veel lisaks õppima, sest kool ei pruugi anda maksimaalselt neid teadmisi, kuigi me tõesti õpetajatena teeme kõik endast olenevad, need teadmised tuleksid, aga mitte kunagi ei tule kahjuks, kui õpilane ka väljaspool kooli, kas oma kodustega, oma sõpradega räägib eesti keelt, õpib lisaks, lisamaterjalid alati on teretulnud tegelikult. Ja näed sa ka enda klassis, et okei, tema puhul on näha, et seal on eraõpetaja mängus? Jah, on neid õpilasi, kelle puhul ma tean seda, aga mul on ka õpilasi, kes tulevad mulle konsultatsiooni, keda ma olen ka ise kutsunud, et tule, räägime, proovime, loeme, ja ma olen näinud neid väikeseid edasimineku samme, sest et see lisatugi annab nii palju juurde, et õpilasel on vähemalt julgus klassiruumis eesti keeles mulle vastu rääkida. Et kui see sõnavara pidevalt kasvab, isegi siis, kui tal on see baassõnavara, väga suur hirm on õpilastel rääkida, sest kardetakse eksida ja võib-olla arvatakse, et õpetaja nüüd on kuri ja pahane, kui ta nüüd õigesti ei ütle, ma ei tea, grammatika lõpud või mis iganes põhjustel.
et mina olen olnud see õpetaja, et jah, kui tuleb viga, ma vaikselt parandan seda, aga minu põhimõte on ikkagi see, et saaks lapse rääkima, et kas või kõvasti ja valesti alguses, küll kõik muu paika pärast loksub. Aga 5. ja 7. klassiga, kui palju te räägite tunnis eesti keeles, kui palju vene keeles? Kuna minu vene keele oskus on väga minimaalne, siis ütleme, et 99% mina räägin ikkagist eesti keeles. Sellepärast, et eelmine aasta Antov 5. klass läks üle niikuinii eestikeelsele õppele, neil on päris hea eesti keele tase juba praegult. Jah, nad ei pruugi kõigest aru saada, aga me siis lihtsustame seda, kas lihtsamad laused, vajadusel pildid, vajadusel tõesti mul on sõnaveeb olemas tahvlil, et kui ma tõesti ei oska mingit sõna välja näidata, välja öelda, siis see sõnaveeb alati toetab. Kui õpilased teevad rühmatöid, siis nad räägivad omavahel oma kodukeeles, üldjuhul siis vene keeles. Ma ei ole seda hetkel takistanud, sest et minu jaoks on oluline see, kui see rühmatöö valmis saab ja nad seda esitavad, oleks eesti keeles. Et kuidas nad jõuavad tulemuseni, ei ole antud momendil minu jaoks vähemalt prioriteet. Minu jaoks on prioriteet see, et nad esitaksid ja et nad julgeksid ikkagi selles eesti keeles hiljem ka rääkida. Aga just mõned sellised nipid, et kui sa näed, et õpilasel, et ta ei saa aru ja siis tal hakkab see motivatsioon langema, et mis on need nipid, mida sa kasutad nendel puhkudel, et ta saaks ikkagi ree peale? Minu hüüdlause on proovi veel, peaaegu, proovi veel, et ma ikkagist julgustan neid eesti keeles rääkima, näiteks iga tunni alguses ma küsin, kuidas neil läheb. Mul on emotsioonipildid, küsin, mis number ja kuidas läheb ja miks. Ja mõnikord vastatakse mulle vene keeles, siis ma tõlgin selle kiiresti ümber eesti keelde ja lasen õpilasel korrata ja vahepeal 3 korda, et tal tuleks eestikeelne sõnavara, kas või lause ma ei tea. Väga lihtne lause ja ma olen juba näinud progressi, sest et õpilane, kes mulle alguses ütles vene keeles ma ei tea, siis nüüd ta juba vastas mulle eesti keeles ma ei tea. Samamoodi ka mängud, mõttetöö, et minu ülesanne või selleks aastaks ma võtsin sellise eesmärgi, et panna õpilased mõtlema, et kas või pildi kirjeldamine, mis emotsioon sellel pildil võib olla, vahet ei ole, mida see õpilane ütleb, see on täiesti fantaasia, aga et ta ütleks midagigi, et ja seda ma näen ka, et see viib edasi, kui nad saavad ise välja mõelda, sest mul ei ole kindlalt raamistikku, et nüüd sa pead kindlasti ütlema, et pildil on maja. No on maja, aga võib-olla sa näed seal hoopis midagi muud, aga sa ütlesid selle eesti keeles mulle välja. Kas sinu kogemuse põhjal palju on nagu seda, et need noored, kelle emakeel on vene keel, et nad tegelikult oskavad üpriski hästi eesti keelt, aga sageli nad lihtsalt ei ole nii kindlad endas, et võib-olla neil on rohkem vaja seda kindlust just juurde eesti keeles rääkimisel? Noogutan kaasa, ütlen jah. Okay, on kindlasti selliseid õpilasi, kes ei julgegi eesti keeles väga rääkida, nagu ma eelnevalt välja tõin, et kardavad eksida. Eksimine on inimlik ja seda ma üritan neile ka alati rõhutada, et proovi lihtsalt eesti keeles. Et ma näen õpilasi, kes oskavad ja nad lihtsalt ei taha see sõna välja öelda. Ükskõik, kui lihtne see sõnaga ei ole. Aga mul on ka neid õpilasi, kes tõesti räägivadki kõvasti ja valesti ja mulle väga-väga meeldib see, sest nad on nii avatud, et ma toetan seda igati ja ma annan ka tunnis alati igale õpilasele kas või korraks selle sõnaõiguse, et ta teeks see suu lahti ja eesti keeles midagigi ütleks. Ma olen nõus, sest kui ma olen ka kuulnud vene aktsendi järgi saan aru, et inimene räägib, et see eesti keel ei ole tema emakeel ja siis kui ma kuulen, et ta räägib, eks ju, mõned lõpud lähevad valesti, mu aju lihtsalt laseb selle kõik mööda, et just oluline ongi see, et ta proovib, et ta räägib, et see on nagu väga, väga positiivne. Aga ma küsiks ka nii, et kas sa oled märganud ka sellist olukorda, et sa näed, et selle või selle õpilase puhul ma tahaks seda veel natuke aidata või teda oleks veel vaja aidata, et siin oleks vaja motiveerida või mida iganes, aga sul ei ole lihtsalt seda aega enam, et sa peaksid siis nagu enda vabast ajast seda tegema. Jah, jälle. See on vist nagu igapäevane, et ei ole selline üksikud korrad. Jah. Et ma mõned õpilased olengi kutsunud endale konsultatsiooni lihtsalt ja ka omast vabast ajast, kui õpilane on ise ka motiveeritud tulema,
tegema ja proovima, siis kui mul on hetkel aega, ma tegelen sellega. Ja jah, ma olen ka öelnud õpilasele, proovi kodus veel, võta raamat, loe, kirjuta, räägi, seda ma olen päris palju öelnud, et proovi rääkida eesti keeles ükskõik kellega. Et mul oli eelmine aasta üks õpilane, 8. klassi poiss, kes ütles mulle, et vaadake õpetaja, ma elan Lasnamäel, mul ei ole siin mitte kellegagi rääkida eesti keeles, aga vaadake, kui ma lähen Tartusse, seal ma saan rääkida eesti keeles. Et see näitab ka seda, et see piirkonda, kus õpilased elavad, et kui sul on keelt toetav keskkond juba ümber, sul on palju lihtsam rääkida ka eesti keeles ja praktiseerida eesti keelt. Kuigi ma tean, et see noormees on nii tubli ja nii motiveeritud, et ta lähebki sinna McDonaldsisse ja küsib eesti keeles midagi. Ja nad käivad ka minu juures lihtsalt harjutamas eesti keelt, et saaks selle eesti keele suhu. Et on ka nagu õpilase enda motivatsioonis palju, motivatsioon teeb seal kohal palju ära, aga just seda hetke oled sa nagu tajunud, et ma tahaks seda õpilast aidata, ma näen, et teda saaks aidata, et teda väga aitaks näiteks eraõpetaja, aga sa saad aru, et sinul ei ole neid ressursse lihtsalt. Sa võid ta nagu järeleaitamistundi, eks ju, kutsuda, aga järeleaitamistunnis on ju ka tegelikult mitu õpilast, et kui palju sa ikkagi seal saad ära teha? Jah, ma tahaks öelda, et väga suur osa õpilasi vajaks seda lisatuge. Ma näen, et nad on motiveeritud, nad soovivad, aga jah, ressursi taha jääb kinni, et ma tõesti ka päris füüsiliselt ei jõua kõik õpilasi endale vastu võtta, kõikidega tegeleda. Et neid õpilasi tegelikult on küll. Aga õpetajana ka ise, et see töökoormus, ma eeldan, et ei ole vist juba see ilme ütleb nagu päris palju, et ma tegelikult ei ole kohanud ühtegi õpetajat, kes oleks öelnud mulle, et kuule, töökoormus on täitsa laada, et ei ole siin midagi nii hullu, et see on nagu see koht, kus kui paberite järgi peaks olema 35 tundi nädalas, siis kuidas sul see näiteks on? No, mina enne seda, kui ma õpetajaks asusin, romantiseerisin endale õpetaja elukutse, mõtlesin, et mis pudrumäed ja piimajõed ma kokku mõtlesin. Ja ma päriselt mõtlesingi, et õpetaja töö ongi 35 tundi nädalas. Ma mõtlesin, et kui tore see olla võib. Aga nüüd tagantjärgi vaadates, kui ma töötasin ka tootmises, siis see 8 tundi päevas, 40 tundi nädalas tundub mulle kuidagi luksusena, et see 35 kontakttundi õpetajale nädalas. Ma ise tahan ka näha õpetaja, kes päriselt teebki täpselt selle tundide järgi tööd, sest et ma arvan, et minu nädalane tundide arv, töötundide arv võib jääda sinna 40–50. Seal juures kõik need tundide ettevalmistamised, e-koolide täitmised, koosolekud, õpilastega suhtlemised, konsultatsioonid ja nii edasi ja nii edasi. Tööde parandamised veel lisaks. Tööde ettevalmistamine, see võtab päris palju aega. Aga kui sa vaatadki just seda töökoormust, et kas on see siis nagu nii hull või see on selline nagu natukene on see koormus suur, et ma püüan, kogemusi on hästi erinevaid, et kas või pikaajalises vaates, et on töökohti, kus tõesti inimene mõtleb, et no mina mitu aastat näiteks seda ei suudaks teha, et kas see on nagu talutav, kuhu piirides seda jääb? No ma hetkel enda seisukohal võtan, et see on talutav. Ma pean vastu sellepärast, et ma hajutan oma tööd. Ja ei olegi väga hull, et kui ma vahepeal teen ka pühapäeva hommikuti siin mõned tunnid tööd, samas... Palka sa ikka saad selle eest, et ka pühapäeva hommikul tööd teed, et kuidas see nagu... Kuulub nagu tööaja sisse. No, okay. Et ma pean ju ikkagist oma tunnid ette valmistama, et ma tean õpetaja, kes suudavad minna täiesti ette valmistamata klassi ette. Mina kahjuks ei suuda, ma tahan vähemalt mingisugust põhja, et mul oleks mingi vundament, mille pealegi toetuda. Et kas ma tean, et okei, nüüd tuleb 5. klassis keskvõrre ja ülivõrre ja ma tean, mis lehekülje ma õpikust lahti teen. Jah, loomulikult on olukordi, kus on niimoodi, ma puusalt tulistades vaatan, et okei, me tegime selle ära. Okei, ärme tee seda, teeme hoopis seda. Aga kui minna sinna tundide peale üle, siis
mõttepaus mul hetkel. Ja ma ütlen siia vahele ka mõtte, et tegelikult see on nagu see põhjus, miks ka meie Haridustöötajate Liidus me tegelikult väga seisame selle eest ja tõukame edasi seda nagu ideed, et alustavatel õpetajatel võiks see töökoormus alguses olla väiksem, sest et muidugi esimestel aastatel läheb tundide ettevalmistamiseks palju-palju rohkem aega ja vaeva ja mul on ka tunne, et selline teen pühapäeval paar tundi tööd, et see on ilmselt õpetajatel juba nagu normaalsus, et ma nõustun, mulle tundub ka nüüd, et see on nagu normaalsus, ma olen juba selle 2 aasta jooksul ära harjunud, ma nõustun, tegelikult alustava õpetaja töökoormus kontakttundide arvu suhtes võiks olla väiksem, 16-17 kontakttundi, sellepärast, et tõesti see materjalide ettevalmistamine, materjalide läbivaatamine, õigete materjalide otsimine, sest tahaks olla ikkagist ju veel parem ja anda õpilastele veelgi rohkem teadmisi, et teadmised ka kinnistuksid, et see võtab kordades rohkem aega kui pedagoogil, kes on võib-olla töötanud 5+ aastat, et kellel on materjalid juba olemas, ta teab täpselt, et võib-olla nüüd tuleb see teema, ma võtan nüüd need töölehed või selle peatüki või sealt raamatus midagi, aga mina alustava õpetajana ikkagist kammin läbi neid erinevaid raamatuid, erinevaid lehekülgi, otsin lisamaterjali või siis teen lisamaterjale, et jah. Aga noore õpetajana, kui palju sa näiteks otsid ka materjali tehisaru abil või siis YouTube'ist, et ka sellist nii-öelda videomaterjali juurde tuua, et mõningaid huvitavaid nippe näiteks teistele õpetajatele? Jaa, tegelikult kui mul endal mõte kinni kiilub, siis ma kasutan küll tehisaru, sellepärast sealt tulevad mõned toredad ideed, mida ma saan klassiruumi viia, et tehisaru on selles suhtes hetkel õpetajatele väga hea abiline, vähemalt mulle. Just siis, kui idee kinni kiilub, et enam ei tea, mida otsida. Otsin ka videosid, mida õpilastega vaadata, aga videodega on see, et kindlasti peab olema õpilasel ka mingisugune lisaülesanne sinna juurde, sellepärast et see õpilaste tähelepanu hajub ja kui videokeel on eesti keel, ei ole nende kodune keel, siis see tähelepanu võib kiiremini hajuda. Aga kui on antud juurde lisaülesanne, et vasta mingit teatud küsimustele, näiteks kes on peategelane või nimeta 5 tegelast, kes olid seal filmis või nimeta, mida sa sealt videost teada said, mis see sulle andis, et mingisugused küsimused või mingisugune ülesanne peab olema kaasa antud sellele õpilasele, kui ta vaatab videot. Me rääkisime hetk tagasi töökoormusest, et kui võtta see töökoormus ja vastutus ja ka õpetaja palk tegelikult, mis ei ole sugugi mitte nii kõrge, kui see võiks olla, et kuidas sulle tundub, et kas see on nagu sinu jaoks motiveeriv või vahel tõesti tekib see mõte, et läheks ka ise näiteks eraõpetajaks, et ma usun, et eraõpetajana kindlasti oleks kliente ja oleks ka seda tasu palju rohkem. Jah, vaadates eraõpetajate töötasusid, siis võib teenida minimaalselt 15 eurot tunnis, minimaalselt 20 eurot tunnis, et jah, palk on alati motiveeriv. Aga mida ma ka ise mõtlen, et kui ma töötasin tootmises ja ikkagist jäi ka ikka palga taha alati midagi ja kui ka palka tõstetakse inimesel, siis see motiveerib inimest ikkagist edasi 4-6 kuud töötama. Siis toimub ikkagist väike tagasilangus, sest et palk ei ole igavene motivaator, et motiveerivad ka need muud kõrvalhüved, mis on ettevõtja või kooliasutuse poolt, sporditoetused, tasuta kohv ja nii edasi, neid hüvesid on veel. Jah, palk on minu jaoks väga tähtis ja jah, tegelikult eraõpetajana teeniks kindlasti rohkem. Aga ka eraõpetajate turg võib ühel hetkel küllastuda, ma ei tea, kas see küllastub või mitte, et kas kõigi jaoks jagub neid õpilasi, kuigi praegu tõesti vaadates, nagu juba eelnevalt oli juttu, et nendest vene kodukeeltega noortest, kes soovivad eraõpetaja tunde saada ja neid ka võtavad rohkem, siis ma arvan, et vähemalt sealpool see turg nii kiiresti ei pruugi küllastuda. Aga jah, palk on motivaator, jah, korrutades töötunnitasud ja jagades nüüd seal töötunde palgaga ja siis vaadata seda teist palka, siis mõtled, et võib-olla oleks ju parem
noh, õpetajad ikkagi räägivad, et see palk ei ole kõige paremal tasemel, et kui sa näiteks vaatad, ja meil ei ole ka piisavalt õpetajaid, et kui sa vaatad nagu enda kolleegide pealt, et kas, kui see palk oleks natukene kõrgem, et kui ta oleks vähemalt Eesti keskmisega võrdsel tasemel, kas meil oleks neid probleeme täna hariduses, mis meil on? Kui palju see palk tegelikult mõjutab seal? Ma arvan, et palk on kindlasti osaliselt motiveeriv, et kui võib-olla esimese aasta õpetaja miinimumpalk brutos on 2000 ja natuke peale, ma arvan, et see motiveerib just noori kooli tulema rohkem. Sellepärast, et võib-olla nad oma teadmistega saavad mingisuguses muus ettevõttes palju paremat palka. Et miks ma peaksin valima koha, kus võib-olla tundub nagu see 35 tundi nädalas on väga tore asi. Aga samas, kui ma saan mõne teise ametipositsiooni, kus ma saan teha kodukontorit, palk on parem, et tekib see kaalukaussi moment. Ja ma tegelikult arvan, et õpetaja töö on osaliselt ka missiooniga töö. Et sul peab olema mingisugune X-faktor või mingisugune soov panustada sinna haridusse, et teha ka võib-olla selle väiksema palgaga esialgu tööd ja siis vaadata edasi, kuhu ma jõuan. Et just see missioonitunne oli ka tegelikult see, mis sind, ma saan aru, et haridusvaldkonda tõi tegelikult, et aga kus kohas tuleb see nagu palk ette, et kui see missioonitunne on kõrge, aga sa tõesti näed, et see koormus, mis sa nagu, see panus, mis sa ise paned ja see, mis sa vastu saad, et see ei ole üldse balansis, et kus see nagu piir jookseb, et kas praegu on see piir kätte tulemas või praegu on veel okei, ma saan aru ikkagi. Praegult on jälle see kaalukausi moment, et ma arvan, et piir võib ette tulla siis, kui inimene on üleväsinud ja ta näeb, et ei motiveeri ta palk ja kõik muu. Võib-olla see demotivatsioon on nii tugev, et ta näebki, et mõnes teises valdkonnas on palju kergem hakkama saada, et kui ma vaatan ka enda peale, kes ma olen teinud see karjäärimuudatuse, siis ma vahepeal mõtlen tagantjärgi, et tegelikult seal rõiva tootmises ei olnudki ju nii hull olukord. Jah, oli keerulisi olukordi, aga samas ma ei pidanud vastutama õpilaste eest, sest antud momendil on vastutus päris suur, sest ma vastutan nende õpilaste eest, kes mul see klassiruumis on, ma vastutan nende hariduse eest, ma tahan neile pakkuda nii palju ja kuna see kohusetunne on ka nii suur, siis ma tahan neile anda maksimaalselt seda, et ja kui ma tunnen, et võib-olla õpetajad ei tunne, kõik õpetajad ei pruugi tunda seda küllastumuse momenti. Ja mina vist vähemalt hetkel ma pole tundnud, et nüüd on mul piir käes ja ma tahaksin veel edasi minna, veel midagi juurde pakkuda õpilastele, siis ma näen, et neil on seda vaja. Neil on vaja inimest kõrvale, seda õpetajat sinna klassiruumi, kes neid toetab ka siis, kui neil on need rasked momendid. Et antud momendil ma tõesti ei oska öelda, millal see küllastumise piir mulle ette tuleb, aga ma arvan, et tõesti, kui mõnel inimesel ehk tuleb see moment, et ma olen väga väsinud, palk ei motiveeri, et siis võib vaadata kuhugi juhtudev, võib vaadata kuhugi mujale suunas. Samas ma ikkagi jõuan sinna, see missioonitunne on üks tugevamaid faktoreid, mis on jah, töökoormus võiks olla natukene väiksem, eriti alustavatel õpetajatel. Jah, alati võiks olla palk suurem. Jah, alati võiksid olla õpilased rohkem motiveeritumad, aga tsiteerides ühte oma lennukaaslast, et elu pole soovi kontserte, siis meil on see, mis meil on, et kui mina suudan antud momendil ise ennast motiveerida seda tööd tegema, siis küll see palk ka ühel hetkel mulle järele jõuab. Et elame natuke unistuste maailmas ka. Ja hoiame lootust kõrgel. Jah, täpselt. Ja mis kindlasti aitab seda lootust kõrgel hoida, on ka helged momendid, et kuidas sul on, millised on selle siis aasta ja poole jooksul olnud sellised ühed helgemad momendid sinu õpetamisteekonnal? Minu jaoks on väga toredad momendid need, kui õpilane, ma näen, et õpilane on mingisuguse teadmise vastu võtnud. Näiteks jälle, eelmine aasta oli väga hea olukord, kus ma 8. klassile õpetasin, ma ei mäleta, mis grammatika teemas oli,
ja ma õpetasin 1 tund, õpetasin 2 tund, õpetasin 3 tund, mul oli kohati tunne, et kas ma suudan neile selle teema selgeks teha. Ja siis ühel hetkel üks õpilane seletas selle teema oma kaasõpilasele, küll vene keeles, aga ta seletas ära ja ma nägin, ahaa, ta saigi aru minust. Ja vot see oli selline olukord, et juhuu, ma tegin midagi hästi. Töövõit. Jah, täpselt see töövõit, neid töövõite ei ole igapäevaselt, kindlasti mitte, aga need tulevad ja need nii motiveerivad, või kui õpilane joonistab pildi õpetajale ja ütleb, õpetaja, palun pane see seina peale. No, need on sellised toredad väikesed pisiasjad või just eile üks õpilane küsis mu käest, õpetaja, kas te kommi tahate? Loomulikult, see oli nii tore, sellest tavaliselt tullakse, küsitakse minu käest, et õpetaja, kas teil kommi on või midagi. Et sellised pisikesed asjad või kui õpilane tuleb vahetunni ajal ja räägib ükskõik millest, täiesti teemavälised küsimused, jutud, mõtted, need toetavad. Või siis see, kui õpilased julgevad tunni ajal küsida küsimusi. Ükskõik, kas nad on siis teemakohased küsimused või teemavälised küsimused. Jälle üks hea näide. Üks õpilane küsis mu käest, et õpetaja, miks te kogu aeg juust ütlete? Mul oli, et ma ei ütle juust kogu aeg. Ja siis ühel hetkel ma avastasin, kirjutasin midagi tahvlile, õpilane vastas, ma ütlesin just ja siis ma sain aru, mitte juust, vaid just. Ja see oli tegelikult väga hea moment, kus ma sain õpilastele näidata jälle, et just ja juust, et ära seletada, mis need on. Et toredad hetked sellised. Jaa, sellised toredad väikesed hetked. Kusjuures eile, kui ma helistasin sulle, siis sa ütlesid ka, et oota, ma nüüd hetke ei saanud rääkida, sellepärast et mingisugune olukord oli õpilastega, et nende klassijuhataja läks ära ja siis nad olid kurvad ja siis sa pidid lohutama neid, et need on ka sellised tegelikult, ma ütleks, et helged või toredad hetked, et kus tekib see side õpetaja ja õpilaste vahel, et tootmises selliseid emotsioone ilmselt ei ole. Ja neil oli jah, et klassijuhataja andis teada, et Artust järgmine aasta ei ole nende klassijuhataja ja nad tulid klassi mul kurtma ja mul oli nii raske, kui tahaks neid lohutada, aga ma ka ei osanud neid lohutada, aga vähemalt neil oli see turvaline koht, kuhu nad tulevad ja samamoodi ka mõnikord peale tunde. Lihtsalt astuvad mulle klassist sisse, ma küsin, mis te soovite? Soovite midagi vastata või midagi? Ei, me lihtsalt soovime siin olla. No olgu, istuge siis siin. Et kuidagi selline hea turvaline tunne on ka endale, et õpilased usaldavad sellisel määral ja nad lihtsalt tahavad istuda klassiruumis. Et sellised on head asjad. Aga kuidas sa ise näed, et kui kaua see motivatsioon sind hoiab, et kas sa näedki ennast nüüd õpetajana ka kaugemas tulevikus või vaatad, et kuidas läheb, et mis on need edasised plaanid? No edasine plaan on kindlasti, et järgmine aasta ma plaanin minna magistrisse, teha ära see õpetajakutse ja need on kindlad asjad, mida ma teen. Kas ma 5 aasta plaani vältel jään kindlasti õpetajaks? Ma ei tea. Ei taha nii kaugel ette ennustada, aga minu soov on ikkagi haridusse panustada väiksemal, suuremal määral, et see, jälle, missioonitunne, lemmiksõna täna, see on nii sisse juurdunud, et ma tahaksin aidata just neid õpilasi, kelle võib-olla see taustsüsteem ei ole nii tugev, et juba väikeste sammudega, konsultatsioonid, abistamised, ükskõik kuidas, et olla olemas. Kas või riigil on väga oluline, et selline õpetaja jääks haridussüsteemi väga kauaks, et mis peaks juhtuma selleks, et sa tõesti jääksidki aastakümneteks õpetajaks ja mis peaks juhtuma, et sa teeksid selle muutuse ja läheksid teise valdkonda? Ma tahaks öelda, et natuke see palgatõus on kindlasti see, mis motiveerib. Ülemineku koolides näiteks ma näen, et klassid on ka liiga suured, et kui me õpetame muukeelseid õpilasi, näiteks matemaatikat, ja kui on täisklassis, me eesti keeles õpetada matemaatikat täisklassile 24+ õpilast, on väga keeruline anda samal ajal matemaatikat ja keelt, et tegelikult see klasside võiks olla klassid väiksemad. Samas ei ole õpetajaid piisavalt. Jah, täpselt, et nüüd on see nokk kinni saba lahti olukord, et kuidas olukorda siis neutraliseerida või kuidas paremaks teha. Et
ma ütlen ausalt, kui tuleb ette ikkagist väga raske väsimus, et pikad päevad, tundide ettevalmistamised ja nii edasi, siis on küll vahepeal mõte, et miks ma edasi teen seda. Samas ma alustan iga päeva puhta lehena, ma iga päev lähen klassi ette niimoodi, et ükskõik mis murekohad olid selle klassiga eelmisel päeval või eelmises tunnis, mul on kõik kustutatud, et iga päev alustada puhta lehena on kohati keeruline, samas ma arvan, et need õpilased on väärt seda, et neile antakse neid uusi võimalusi, et neid ei käi alati kaasas see, et sina oled see paha õpilane, et neil on neid õpetajaid, kes vaatavad, tegelikult see õpilane on väärt enamat. Et jälle oma näide, et kui üks õpilane vaatas mind eelmine aasta, ta oli oi kui kuri ta oli, ja ma andsin talle järgmise võimaluse. Mille peale ta kuri oli? Ma arvan, et see võis olla ka see, et esiteks uus õpetaja, jälle uus õpetaja. Teiseks eestikeelsele õppele üleminek. Mulle on päris palju öeldud, õpilased, et nemad ei oska eesti keelt, nemad ei räägi eesti keelt, nemad ei taha see rääkida. Ja samas ühel hetkel tuleb ja ma kuulen, et ta räägib eesti keelt, ta üritab, ta tuleb mulle vastu, ta proovib rohkem anda endast, kui ta andis. Et kui õpetaja suudab kogu aeg võtta selle hoiaku, et kõik inimesed on head, kõik õpilased tegelikult tahavad ka tuge saada, siis ma arvan, et see viib meid edasi, samas ma saan aru, et see võib olla ka üks läbipõlemise faktoreid, et kui kaua ma aitan või kui kaua ma jaksan toetada. Ma ise teeksin sellise kokkuvõtte, et ilmselgelt probleem on selles, et meil ei ole piisavalt õpetajaid ja kui see probleem ikkagi tõsiselt süveneb, siis selle jutu põhjal ma näen, et sellised õpetajad, väga head õpetajad, kes meil on nagu sina, et siis tegelikult on oht, et ka sina lahkud sellest süsteemist, sellepärast et kui seda ressurssi on nii vähe, siis väga palju langeb sinu õlul, et ma tõesti loodan, et ka veel 5 või 10 aasta pärast sa õpetad ja see koormus on vähemalt talutav, kui mitte mugav. Jah, talutav võiks alati olla. Jah. Nii, aga tegelikult meil ei ole siin kaua lõpuni aega jäänud, et teeme väikese kiirküsimuste nii-öelda lõppu. Et ma küsin 5 küsimust ja igale küsimusele on aega siis vastata selline 30 sekundit. Et hästi konkreetselt, 1-2 lausega kiire vastus. Jah. Oled valmis? Jah. Nii, esimene küsimus. On õhtune aeg ning lapsevanem saatis sulle mitte kõige sõbralikuma sisuga kirja või sõnumi. Kuidas käitud, et asi ei eskaleeruks? Õnneks mul ei ole hetkel veel sellist kirja tulnud. Number 2, mida ma teeksin, ma jätaksin selle kirja hommikuks. Et olla kainema mõistusega ja võtta võib-olla teistsuguse vaatepunktiga seda kirja. Mõistlik. Tahan siia juurde öelda, et õhtul ei tasu kunagi töövälisel ajal ei tasu nendele kirjadele vastata ja keegi ei tohi seda ka oodata. Teiseks, teine küsimus. Too välja üks nipp, kuidas tehisaru abistab sind kui õpetajat. Ma saan sealt väga häid ideid, kui on aju kinni kiilunud, siis ma küsin, mida ma võiksin teha ja tegelikult sealt on päris palju ideid või tunni koostamise suhtes, tunnikavade tegemine, tehisaru tegelikult on päris palju aidanud ja natuke töölehtede koostamisel kah. Kolmas küsimus, ütle üks üllatavam müüt õpetaja ameti kohta, mis on sinu kõrvu jõudnud. 30 sekundit vaikust. Okay, ei ole midagi sellist. Ma hetkel ei tule puusalt tulistades küll mitte midagi. Äkki see, et õpetajal on tõesti selline roosa manna ja 35 tundi nädalas ja pikad suvevaheajad. No mis ka osati vastab tõele? Jaa, pikad suvevaheajad, müüt vastab tõele. Roosa manna, jah, see võib olla pedagoogil, kes on väga pikalt töötanud, ehk. Mis on sinu esimene lause, kui märkad, et õpilased hakkavad klassis kontrolli alt väljuma? Ma ei ütlegi mitte midagi. Ma olen vaikselt ja vaatan olukorda ja mõtlen, huvitav olukord. Ja siis olen noored koolis õppinud, tõsta käsi ja vaikselt ja ootad, kuni õpilased reageerivad.
ja see töötab? Niimoodi 50-50. Okei, aga paremini kui selline kõva häälega korrale kutsumine? Jah, olen ka proovinud, ei toimi väga hästi. Selge. Kui sa kohtud alustava õpetajaga, keda töökoormus ja stress on ära ehmatanud, mida sa talle ütleksid? Lühike vastus. Julge öelda ei. Kui töökoormus on liiga suur ja pannakse lisakohustusi juurde, julge öelda ei ja ütle endale jah. Tuleb sulle meelde mõni kord, kui sa ise viimati ütlesid ei? Jah, siin ükskord siin oli, kus ma ütlesin ei, siis ma tundsin, et ma hetkel ei suuda. Ja no väga okei ei öelda just nendes olukordades. Tegelikult selle mõttega ongi praegu väga hea lõpetada siinkohal ja ma väga tänan tulemast väga heade mõtete eest. Aitäh!